Nissan Qashqai e-Power. Mida ma oskan öelda? Kas sa nõustud, et tegemist on positiivse üllatusega mingil määral, mis puudutab eelarvamusi ja muid selliseid asju? Kindlasti. Mina ütleks isegi, et ma peaks nagu vabandama selle auto ees. Istusin siia rooli mingisuguse eelarvamusega. Tuli hoopis üllatus. Ma olen vägagi üllatunud sellest autost. Ma positiivselt. See auto on siis nii-öelda kurioosne juhtum sellest, et me üritame teile seletada kõige paremini, kuidas meile seletati seda asja. Tegemist on elektriautoga, aga ikkagi passis on ka kirjas kaldkriips bensiin, sellepärast, et rattaid veab elekter, siis ometiga on kapoti all bensiinimootoriga generaator, üks bensiinigeneraator. See bensiinigeneraator siis toidab seda elektrimootorit uuesti ja uuesti. Tänu sellele saavad nad reklaamida seda autot kui 1000 kilomeetrise sõidu ulatusega elektriautot, mis on ilmselgelt suur müügiartikkel, kuna elektriautode puhul on ju kõige suurim mure, nagu ainukene mure, mis on tegelikult veel jäänud nagu suureks mureks, ongi see sõiduulatus ja laadimise nii-öelda moment. Et just kui sa eladki kortermajas ükskõik kus, sul ei ole seda seinaboksi või lähedal ei ole seda laadijat, elad isegi linnast väljas, sa oled eemale peletatud elektriautost ja sellepärast siia autosse sa paned bensiini, ometigi sõidab ta elektri pealt. Ja tänu sellele siis on ka lahendatud see teine suur mure, mis on see sõidu ulatuse mure. Et sa ei jõua kuskile, sa ei saa ära käia kusagil ilma, et sa peaks tundide kaupa kusagil tikupoisis või kusagil, eks ole, laadima. Paned aga muud kui paagiga täis ja sõidad ja hetkel oleme 2-3 päeva sõitnud ja Kütusekulud on, ma ei ole üldse aru saanud, kuidas ta seda näitab. No mulje on nagu ei olekski läinud midagi. Mulje on, et ta ei ole läinud, aga 9 liitrit sajale. Jah, sest meil on ainult veerand paaki läinud selle ajaga. Ja ma olen sõitnud siis, palju oli alguses? 250 kilomeetrit vähemalt on sõidetud. Veerand paagiga. Ehk siis see 1000 on küllaltki representatiivne selle koha pealt, et nii-öelda positiivse küljena sa saad bensiinimootori omadustelt selle kiire nii-öelda laadimise ehk siis tankimise 3 minutiga paak täis ja sõidad, aga teisalt sa saad need elektriauto võlud ka, mis on siis suurepärane kiirendus ja sõiduomaduste poolt on ta vägagi hea, nagu ta on kõrge auto, seda on nagu tunda, kõik tee käänud, mühud võtab ta väga nagu endasse, summutab nad ära, et nagu autos sees on väga vaikne, väga mõnus on. Aga samal ajal, kui temaga sõita, siis ma ei tunne, et ta oleks jubedalt maastur või kõrge, et ta on üpriski nagu roolile vastavalt reageeriv, et ta püsib hästi teel ja vaikne, üldse ta väga vaikne auto. Sellest ma ka juba üllatusin. puudutab meediakonsooli, siis see küllaltki kiire tajuga, ta ei ole niimoodi aeglane liigutused, mis sa teed, juhtuvad enam-vähem kohe, mis on olnud probleemiks. Turn left after 250 meters. Puhtalt juba prantslaste, kui me mõtleme Peugeot'de ja Citroenide peale, siis sellise suur mure, aga siin jaapanlased on väga hästi teinud selle, mis puudutab toole. Meil on siin kindlasti see lipulaev versioon sellest Qashqaist on ju nahad, soojendused, massaaži teeb, mida sa veel tahta soovida? Ta on ka väga nagu suunatud Eesti ilmastikku, et meil on siin kõik olemas, roolisoojendus, esiklassi soojendus, istmesoojendus, et see on niikuinii, aga põhimõtteliselt ma istun autosse, auto läheb üpriski kiirelt soojaks, rool on koheselt soe, esiklaasi me saame väga kiirelt üles sulatada esiklaasi soojendusega. Ta nagu siia kliimasse on ta nagu loodud tegelikult, rääkimata sellest siis, et on meil kõrge esivedu, sellega saab ronida päris hästi lume sees vajadusel. Rubriik sellest, kuidas elektriautod on head, mis ei ole väga tihe rubriik meil siin kojameeste videoseerias, et Rauni tahab rääkida ühest asjast, mis on tema jaoks nagu juba peaaegu asendamatu elektriautode puhul. See nädalavahetus ma olen sõitnud üldiselt linna vahel siis selle autoga e-pedaaliga
ta pidurdab enda mootoriga, kui ma võtan gaasipedaalilt maha jala. Ja ütleme ausalt, ma jäin nagu mõtlema selle peale, et linna vahel sõites esindus mulle ei saa pähe määrida nagu tavalisel autol pidurikettede klotside vahetusi, sest et pidurit ma peaaegu ei kasutagi. Ma kasutan pidurit ainult põhimõtteliselt seismiseks, sest et ma teen kõik manöövrid juba selle ühe pedaaliga ära. Ta on niivõrd mugav. Ja selles suhtes, et ta annab ka ju meile siis nii-öelda laadimist, ta on elektriautole ainult nagu positiivne tagasi. Suure hooga, kui ma võtan gaasipedaalilt ära, kõik läheb laadimisse uuesti. See on nagu asendamatu minu meelest, et ma olen nii harjunud. Nüüd mul on hirm selle koha pealt, et kui ma enda autosse istun, et ma ei unustaks pidurit vajutada. Linnas on see nagu ühe pedaali auto. Esimesest öeldi ka, et see vahe, kuidas sa seda tunnetanud oled, et see vahe, seal on selle pedaali keskel, on see kuldne kesktee ka, kus on nagu ikkagi ta veereb nagu tavaline auto. Siis kui sa selle täitsa lahti lased, siis ta hakkab pidurdama. Ja tal on jah see nagu viimane nõks, eks ta võtabki natuke harjumist kindlasti. Et alguses on nagu imelik, aga selle auto puhul ma olen jubedalt saanud selle nagu tunde kätte, et kui ma tõstan teda natukene, võtab ta sujuvalt hooga maha, aga kui ma tunnen, et ma tahan nagu reaalselt nagu isegi pidurdada, ma võtan see viimane nõks, kui sa võtad jalapedaalid täitsa maha, ta võtab ikkagi parajalt kiiresti hooga, et see nagu saab täiesti järsult nagu maha võtta ikkagi. Aga siis on see küsimus, mida ma alati olen mõelnud enda e-pedaalide koha pealt, et sa saad ju reguleerida seda, kui karmilt ta seda hoogu kinni peab, on ju. Ja selle auto puhul ma isegi ei tea, kas... Ei, kindlasti saab. Saab, ei ole näinud. Aga ühesõnaga, dilemma on selles, et kas see on, kui ohutus on, kuna see ikkagi ei kajastu ju piduri tules. Kas ta, võtta, nüüd me peame proovima, sest et siin ees oleva tahvli tabloo ütleb mulle, näitab täpselt, mis mu autoga toimub. Kui ma vajutan pidurit, mul lähevad siin ees ka pidurit, et kui ma suure moo pealt võtan nüüd maha, tõesti, kui ma võtan jala gaasipedaalilt maha, piduri tuled lähevad tööle. Näed siit, näed? Ja nüüd on muidugi küsimus ka selles, kas sa võid selle autoga minna elektrirajale või mitte, eks bussirajale. Võin ikka. See on ju ikkagi elektriauto. Nagu me räägime linnas, mis plussid on elektriautod, saad ju väisata bussiradu. Ja näed, nüüd me neelasime pea 20 autot ära. Ja nüüd anname agu ja hüppame veoka ette. Ohutult muidugi. See on isegi peaaegu, et geniaalne lahendus, see bensiinigeneraator. Jah, okei, võib esitada küsimusi, et kas ta nüüd on täiesti elektrikas, et kas ta nüüd on nii nagu keskkonnasõbralik. Aga tegelikult, kui me teame seda tausta, kuidas neid elektrimootorid tehakse, missugune see tööstuslik jalajälg on nagu sellel elektrimootori tegemisel, et tundub see geniaalne versioon, et sa paned ikkagi bensiini oma autosse, aga sa naudid elektriauto hüvesid. Et tegemist on ikkagi elektriautoga. Ja see range on see kõige tähtsam asi. Ja sa nüüd käisid ka Tallinn-Tartu peal sellega. Ja. Et kas see on nagu, elektriautod on ju kahtlemata linnas. Linnas on targem pidurdada ja sõita ja pidurdada ja sõita. Genereerida tagasi seda akut, et teoorias siis elektriauto peaks olema rohkem raiskav maantee peal. Et kas ta seda ka on? Ta ei ütleks ju. Selles suhtes, et mis ta siis edastagasi võis seal tekitada mingi 50 kilomeetrit edastagasi maantee sõitu, aga no ma ei tea, ta läheb ikka nagu sama palju. Muidugi see ei olnud ka nüüd väga pikk sõit, et see ei olnud päris selline Tartu ots, on ju.